Tere hommikust vlog, alustame siis otsast järjekordse nädalaga. Ma eelmine nädal ütlesin ka, et ma ei plaani iga nädal teha. Ma pean täiesti vaatama oma enesetunde järgi, sest et need 2 esimest päeva, mis ma vlogisin eelmine nädal, ma tundsin ennast üli hästi, aga ma arvan, meil oligi mingisugune adrekapauk veel peal, et sa põhimõtteliselt tegelikult oled magamata, aga mingi energia on ja sa askeldad. Ja siis ma juba rääkisin lõpus, et mul oli ärevus tulnud tagasi. Põhimõtteliselt õhtuti eriti hull oli ja siis peale seda vlogis olidki veel 2 päikselist ilma ja siis peale seda hakkas minust mingi nädal, mingi 7 päeva oli full pilvine ja vihmane ja oh my god, kui hullult see mõjutas minu sassi vaimset tervist, see vihm ja kõik see, pluss magamatus jõudis meile järgi, et meil oli, ma arvangi, seni lastevanematena kõige raskem nädal vaimselt. Praegu me oleme siis 18. päevas oma vastsündinuga ja ma ütlekski, et siiani kõige masendavamad ja lootusetumad tundusidki võib-olla siis kuskil siuke, ma ütleks teine nädal, äkki oli mingi 7-15 päev, midagi siukest, sest esimesed 7 päeva oligi see pumm, me oleme adrekaga või ma ei tea, just said koju, veits siukene nagu elevus, aga siis selle vihma ja kõigega hakkas järgi jõudma, et okei, tegelikult see süstalda majandust täiega stressab, see tähendab seda, et meil on kogu aeg mingid äratused, see äratuse heli juba, kui te iga päev ärkate tööle minnes, siis see äratus juba veits tekitab seda negatiivset, et see heli, kui sa seda kuuled kuskil, siis on nagu külmavärinad, aga kujutage ette, et see on 8-12 korda päevas see heli 2 nädalat järjest. Lõpuks mul oligi, ma ei taha seda heli kuulda, ma ei tahtnud seda white noise masinat enam kuulda. Keegi kommenteeris ka, et ära kogu aeg lase white noise'i, sest et muidu ta ei mõju enam, kui sul on seda päriselt vaja. Nii et ma ise ka oma vaimse tervise mõttes panin need white noise'id kinni paar päeva tagasi. Siis meil olid siin kogu perega väga magamad tööd mõned päevad tagasi. Aga miks mul on jälle natuke parem olla ja miks ma otsustasingi siis filmida, ma mõtlesingi, et kui midagi muutub Demi elus või meie elus, et siis mul on hea mälestuseks võib-olla seda kajastada ja nüüd on midagi muutunud paremuse poole. Kõige suurem asi siis, mis muutus meie jaoks, ongi see, et me käisime jälle imetamisnõustaja juures, see oli meie 3. kord ja me lähme homme tagasi veel. Ilmselt me käime nii kaua, kuni meil on kõik täiesti käpas ja me tunneme ennast hästi, aga eelmine kord siis tuligi lõpuks see halleluja moment, et me võime süstlad täiesti ära jätta. Me andsimegi siis iga kord andsin rinda 8 korda päevas, pluss siis minu pumbatud piima veel juurde. Ehk siis ma andsin 8 korda rinda ja peale iga rinna andmist ma veel pumpasin, see pumba heli, pumba pesemine, kõik need asjad, see lihtsalt nagu flippis meid lõpuks nii ära sassiga, see oli nii kurnav. Aga me saime jälle kiita nõustaja juures ja Demi oli juurde võtnud täiega, et nüüd ta ei ole mitte ainult sünnikaalus, vaid ta on minu arust varsti juba mingi 3,3 kilo, sünnikaal oli 3, ehk siis ta nagu kosub jumala kiiresti ja tublisti. Ja nüüd siis eelmine kord meil iga kord mõõdetakse nõustaja juures ka palju ta siis minu rinnast saab, et siis nõustaja teabki, kas ta tunneb ennast mugavalt, et lubada mul jätta siis lisapiime ära, et okei, et laps saab ikkagi piisavalt ainult sinu rinnast ja ta sai üli palju, mis on ka hea trend, et kogu aeg piima tuleb aina juurde ja juurde. Ja siis nüüd me oleme siin teist täispikka päeva, nüüd on siis 3. hakkas, kus me oleme ainult rinna peal. Alguses ma muretsesin ka, et kas ta hakkab streikima ja jorrama, et ta ei saa piisavalt süüa, aga tegelikult üldse ei ole nii hull olnud. Tundubki siis, et ta peab seda sööki kuskilt saama, nii et ta saab seda rinnast, ta on lihtsalt rinnal kauem, ta on rinnal tihedamini, ta ongi mul nüüd peaaegu iga tunni tagant rinnal põhimõtteliselt, et ma ei pea enam üldse äratusi panema, sest ta ise ka küsib süüa. Nii et see äratuskella heli on see, millest me oleme lahti saanud, white noise'i ma jätsin ära, süstlad me viisime alla korrusele sahtlisse nagu no more. Meil oli terve see vannituba täis mingid süstlaid pumpasid, see nii tegelikult flippis ära, nagu ma rääkisin eelmises videos ka, et su kodu on lihtsalt nii võõras sulle. Siis nüüd me tegime tegelikult, välja arvatud magamistoas ilmselgelt, meil on lapsevoodi nüüd ja lapse enda toas on asjad, aga ülejäänud ruumid kuidagi tegime tagasi harjumuspäraseks ja pump ongi allkorrusel, sest ma pumpan 1 korra päevas, lihtsalt et tootlikkust veelgi toetada. Nii et ma teen 1 korra päevas mingisuguse pooletunnise pumpamise ja ma saangi sealt põhimõtteliselt 100-180 milli piima, mis on üks suur lutipudel, nii et kui me seda ei kasuta ära, siis see läheb sügavkülma, et näiteks oletame ma mingi hetk tahan minna küüntesse või kuhu iganes juuksurisse, siis sassil on minu rinnapiim, mis ta saab soojendada ja anda siis Demile pudelist. Nii et see kõik long story
story long on see, et me oleme nüüd seal, kus ma arvan, see normaalne laps nii-öelda, ma ütlen normaalne, kuigi tegelikult hästi paljud saavad lisatoitu alguses ja on kaaluga muresid, aga see nii-öelda klassik, mis sa ootad, et sul on lihtsalt magamata ööd ja laps on sul rinnal, mis on ka raske, on ju ilmselt, aga nüüd me oleme selles punktis ja meie jaoks see tundub nagu ideaalne lihtsalt, sest isegi kui ta ei maga, siis vähemalt ma saan olla voodis, anda talle rinda, ma ei pea minema kuskil keset ööd külma teise tuppa, noh et nagu praegu see tundub lihtsalt paradiis ja me olemegi saanud magada. Eile öösel magasime minust 5 või 6 tundi lausa, küll väga katkendlikult, sest on gaasivalud tekkinud, aga nüüd täna öösel ma sain lausa 7 tundi magada ja kuidagi lihtsalt see on crazy, millega su keha harjub. Isegi mingi 5 tundi sügavat tund äratab mu nii ellu, et ma olen nii energiline ja õnnelik ja. Nii et jah, igal juhul, kuna me nüüd süstlad jätsime ära, siis ma mõtlesin, et okei, vaatab, kuidas ma ennast tunnen. Jällegi no stress, kui ma väsin täna ära või homme ei viitsi vlogida või mis iganes, siis sobiid, aga ma alustan siinkohal uut vlogi, sest ma ise tunnen ennast nagu palju-palju paremini nüüd. Niivõrd hästi, et eelmises videos ma lausa rääkisin näomaskist ja täna ma teengi seda Biodance maski. Ma päris 3 tundi seda peale ei hoia. Ta on siuke paksem silikonmass, aga see on nii mõnus, nii sutav, et pärast on nahk lihtsalt nagu beebipeppu. Ta kuidagi ise nagu imendub nahka ja siis ta muutub läbipaistvaks, siis suht kerge on nagu aru saada, et okei, aeg on ära võtta, kui ta on täiesti nii-öelda nahka imandunud. Mul on siukene Natinost roosa Biodance kollageni näomask. Aga jah, igal juhul praegu ma olen täiesti mingi 7. taevas, et ma saan lihtsalt, nagu ma eelmises videos rääkisin, ma lihtsalt tahan olla oma imikuga, ma tahaks seda imetada. Ma ei taha stressata mingite äratuste ja ma ei tea, süstalde ja mõõtmiste ja mis iganes asjade pärast, et ma tahaks lihtsalt kulgeda ja olla ja ma tunnen, et nüüd need viimased päevad on lõpuks meile andnud selle, et me saame kulgeda ja lihtsalt olla. Et kui ta öösel näiteks isegi tahab kauem magada, me ei ärata teda, sest et ta päeval sööb nii tihti. Ehk siis see nagu tasakaalustab selle 24 tunni koguse, mis ta saab kätte viima ja iga hommik me ikka kaalume teda just in case ja ta iga hommik võtab juurde, nii et meil on üli mõnus nüüd olla. Ja praegu ka Demi siis magas korralikult, nüüd ta hakkab kärkama, Sass vahetab ta mähkme ära ja siis ma lähen imetan teda. Me saime vaadata Netflixi, tegin hommikuks mingeid võikusid meile ja lihtsalt energia on nii hea ja nii laes praegu. Ma saan aru, et vastsündinuga see võib iga päev muutuda ja erinev olla, aga sellest, mis need viimased päevad oli, tõesti ma mingi iga päev nutsin ja lihtsalt tundsin ennast nagu nii esiteks väsinuna, teiseks kuidagi ülekoormatud, vaimselt nii palju muresid ja asju, et see kõik kulmineerus sellesse, et me lihtsalt mingi nutsime üksteise õlul. See on lihtsalt nagu, me oleme nii tänulikud. Iga väike võit on nii oluline praegu. Ja iga video all, mis ma olen teinud nii-öelda beebi teemadel, olgu see siis sünnituslugu, ma ei tea, kas sünnitusloos ikka oli mingid kommentaarid ja nüüd eelmises nii-öelda beebiga kodus vlogis on mingid kommentaarid olnud, mis ma olen näinud, et enamus on muidugi toetavad ja ma olen ülitänulik teile, et te kaasa elate ja toetate, sest see on täiega uus ja nagu harjumatu elukorraldus meil, aga on ka selliseid kommentaare, et oh my god, nii ülemõtlejad ja mingi eye roll emoji ja siis üks kommentaar oli mingi, et nii saamatuid vanemaid pole ammu näinud. Noh, teie ei näe neid kommentaare, sest ma peidan need kohe ära oma kanalilt, need inimesed, aga mina ikkagi näen neid ja siis panebki mõtlema, et kas ma peaks nagu kommentaarid välja lülitama praegu, kui mul on niigi habrad ja siukene uus eluperiood, aga samas ma veel ei hakka, aga ma tahtsin kommenteerida seda, et ma pigem oleks ülemõtleja siukses tähtsas asjas oma elus nagu mu beebi ja tema kaal ja tema tervis, eriti kui ta on mu esimene laps ja see on kõik minu jaoks uus. Ma pigem muretseks üle, ma pigem hoolitseks üle, ma pigem toidaks üle, ma pigem mõtleks üle, kui et ma ei teeks piisavalt ja siis hiljem tema mingi tervis või mis iganes kannatab. See, et mina olen magamata, et ma muretsen, et ma nutan, mis iganes, see võib tunduda kellegi jaoks nagu mingi, mida sa stressad, et ära mõtle üle. Aga minu jaoks see, et mu beebi ka tõuseb, et ta näitajad on head, perearstil kõik oli hästi, imetaja juures kõik on alati hästi, see on minu jaoks väärt seda. Ja kui teie vaatate seda videot ja teid ärritab, et ma olen nii detailne või mõtlen üle või muretsen üle või jagan oma ärevusi teiega, siis lihtsalt ärge vaadake kedagi, kes on chill. Aga minu kanalil te seda ei saa kunagi. Ma lihtsalt ei ole chill inimene ja ma ei saa olema chill kunagi Demi teemal, ma arvan. Ma alati tahan anda endast nagu liiga palju. Ma tahan anda endast 200%, et tal oleks hea. Võt. Sissejuhatus tehtud, aeg mähku ära vahetada, aeg teda imetada ja siis ma arvangi, et ma lasengi sellel maskil lihtsalt paar tundi olla, loen võib-olla raamatut, kui ta magab ilusti, aga loodame, et magab, siis ma saan raamatut lugeda ja lihtsalt korra olla. Enne siis, kui on juba lõunapausi aeg ja näeme siis, mis tänane päev meile toob.
mul on kõht lihtsalt nii tühi. Siin on tatar, kotletid. Ma eile tegin jälle mingit meal prep'i. Ma tegin eile hommikul kartuli vormi, panin ahju ja siis tegin samal ajal kotlette ja tatart ehk siis paari päeva mingid õhtusöögid jälle. Ma üritan hoida neid eineid, mis ma teen hästi lihtsa ja kiirena. Et ongi kas ahju mingi pada, mis ise lihtsalt küpseb 25 minutit või midagi sükest. Või siis kotletid, ma tegin ka hästi lihtsalt, panin natukene sibulat ja riivsaia ja muna ja hakkliha. Ehk siis jah, ei pea midagi siin värskelt kokkama, kui on kõht mega tühi, sest praegu oligi tegelikult Emil uneaeg. Ma panin selle maski näkku, ma läksin teda toitma, siis ta korraks uinus ja siis mingi 5 minutit hiljem hakkas jorrama, et siis ma põhimõtteliselt tegin topelt toitmise, nii et mul läks üle tunni aja praegu imetamisele. Ja selleks hetkeks ma olin juba täiesti mingi nälga suremas, nii et head isu. Ja selle päevase pumpamisega, mis ma siis ühe korra pean tegema, sellega peakski olema ka nii, et sa imetad ära, siis on vähemalt mingi pool tundi pausi ja siis pumpan pool tundi ja siis on loodetavasti jälle pool tundi enne järgmist imetamist, et nagu rinnad saaks taastuda, piim saaks uuesti koguneda. Ehk siis ma ei pumpa kohe peale imetamist, kui rind on tühi ja ma ei hakka kohe imetama peale pumpamist, kui rind on tühi. Aga seda ajastada on nii keeruline, eriti kuna ma ei tea, kas ta magab praegu 5 minutit või 2 tundi, siis ma alati lihtsalt mingi hope for the best, panen selle pumba külge ja proovin pool tundi täis pumbata. Vahepeal, kui ma olen juba kuulnud, et hakkab jorrama, siis ma mingi lõpetan 20 minna pealt ära. Aga jah, ühe korra päevas ikkagi üritan, et ma sööngi nüüd ära ja siis teen oma pumpamise ja loen raamatut. Ma jõudsin mingi pool peatükki lugeda, enne kui läks uuesti imetamiseks. Nii et graafikud ja mõtted ja plaanid, mis mul on, need kogu aeg muutuvad ja ma olengi aru saanud, et mida rohkem ma pusin sellele vastu kuidagi, et ma ei tea, ma plaanisin seda teha, aga juhtus nii, seda raskem on. Ehk siis ma olen üritanud nagu alistuda täielikult sellele uuele elukäigule, uuele graafikule. Kui ma pean magama päeval, siis ma magan päeval. Kui ma tahtsin praegu pumbata, aga ma ei saa, siis ma ei saa. Et kuidagi hästi nagu vabalt võtta. Ja see on ka mind aidanud viimastel päevadel rohkem süke natukene mitte nii ärev olla võib-olla ja mitte nii väsinud olla, sest sa kuidagi adapteerud selle uue elustiiliga rohkem. Lihtsalt alguses ongi, sa oledki harjunud ühe elustiiliga, siis sa kuidagi üritad ikkagi natuke pressida seda, et okei, me ärkame ikkagi hommikul ja siis me teeme hommikusöögi ja siis läheb päev lahti, aga mõni päev ma olen siin Demiga ärganud kell 10, et kui ta öösel ei maga, siis me magame kauem hommikul ja kuidagi lihtsalt võtta veits vabamalt. Nii et selle pumpamisega ka ma ütlen, et ma plaanin seda praegu teha. Kas see päriselt juhtub, selgub kohe, aga imetamisega tundub, et see on ka hea, et kuidagi see raseduse paistetus on täiesti ära kadunud. Isegi ei ole midagi teinud, ma lihtsalt olen kodus. Ma isegi ei jaluta sisuliselt, lihtsalt istun, söön ja imetan. Aga tundubki, et naise keha on lihtsalt nii äge selles mõttes, et kuidagi nii suured ja drastilised muutused nii ruttu. Aga ma arvan jah, et imetamine siin ka, ma tunnen kogu aeg, et mul on kõht nii tühi, seega mu keha ilmselt kogu aeg selle piima ja kõigega kulutab kaloreid. Nüüd, kuna me siin käisime perearstil ära üks päev, me oleme nõustaja juures saanud head tagasisidet. Perearstil oli ka kõik okei, siis mõlemad need inimesed siis ütlesid, et vanavanemad võivad meile küll külla tulla ja kuna mul olidki need raskemad päevad siin vahepeal, me leppisimegi emaga kokku, et ta tulebki nädalavahetuseks. Ta tuleb vist 9 ööks, alguses me mõtlesime 8 ööks, aga siis mõtlesime, et tead, proovime 1 öö, et äkki mul seega on juba stress, et siin on mingi külaline, kuigi ma ei usu, et mul emaga nii on, aga never know. Ehk siis ema tuleb laupäeva hommikul ja jääb siis pühapäevani meile külla, aitab mind siis ja saan lihtsalt korra lobiseda ja vaikselt hakata mingeid lähisugulasi kutsuma. Ilmselt alustuseks ongi ainult nagu vanavanemad ja that's it. Ja siis võib-olla sõbrannad ja teised tuttavad rohkem aprilli lõpus või mais. Siis ka saab seda natukene tuulutada oma pead. Ja üks asi, mis on veel imelik, ongi see, et seesama nagu sotsialiseerumine või mis iganes, et ma olen alati olnud hästi kodune inimene. Ilmselt te näete videotest ka. Ja see kõik on tõsi. Ma näiteks praegu üldse ei tahaks kuhugi minna ära kodust. Muidugi praegu on alles 3. nädal, aga nagu mul on fine kodus. Lihtsalt ma arvan, mis ongi seda natukene ikkagi muutnud või teinud süükseks, et keegi näiteks mu ema võiks külla tulla ja sükseid igatsusi on mul, sest seesama, mis ma eelmises videos rääkisin, et see kodu on nagu võõras, siis see, et mingi aeg ma hullult kartsin teda nagu üle stimuleerida, sest et mul oli paar päeva, kus ta ei maganud. Siis ma olin kogu aeg seal üleval magamistoas nagu koopas, eriti nende rasketel päevadel, kui mul oli vaimselt raske ja siis sa oled pimedas magamistoas sisuliselt terve päev oma beebiga. Ilmselgelt not the best vaimsele tervisele, aga ma ei julgenudki mingi, et ma tulen vaatan Netflixi või midagi õhtul, sest ma kartsin, et ärkab üles, ma ei tahtnud teda äratada, ma tahtsin, et ta magaks ja puhkaks. Jällegi seesama ülemõtlemine, ülemuretsemine on ju, aga siis nüüd me olemegi 2 päeva niimoodi teinud, et las ta siis olla mu süles. Mul ongi võib-olla rind terve aeg suus, aga ikkagi iga õhtu, et mingit normaalsust omavahel säilitada ka, me ikkagi sassiga oleme, kas või vaikselt vaatame Netflixi diivanil, et ma ei ole ainult magamistoas, üritan ikkagi maja peal ringi käia, muid asju ka teha. Kui on ilusad ilmad, täna tegelikult on, aga täna on mingi räme tuul, nii et täna me ei lähe ilmselt jalutama, aga ilusad ilmadega jalutame. Et jah, sellised pisikesed asjad, nii et kui sa oled ka äsja sünnitanud
jalutamas võib-olla või siis vastsündinuga just koju läinud ja sul on ka esmane laps ja sul on ka mingi kultuurishokk, siis mulle tundub, et siin 3. nädalal ikkagi on juba palju lihtsam vähemalt meie jaoks, kui oli esimene või teine nädal. Igatahes ma olen teiega mingi 5 minutit siin rääkinud ja söönud. Ma juba kuulen, et Demi nutab. Sasha on praegu seal temaga, ma vaatan, kas on vaja rinda anda või kas ma saan pumbata. Ja jah. Raamatut ma igal juhul üritan küll täna lugeda. See on üks asi, mis ma loodan jääb püsima nendest plaanidest, mis ma teile mainisin. Meil jorupill ärkas ja me mõtlesime ikkagi, et lähme äkki õue jalutama, aga enne on vaja saada natukene unisemaks. Ma juba ühte rinde talle andsin, nüüd me krooksutame ja siis läheb teine rind ja loodetavasti siis Preili on 20 minutit vähemalt vankris rahulik, sest eile ta 10 minutit oli rahulik. Hästi, tuli krooks. Ja siis 10 minutit karjus hüsteeriliselt koju tagasi kõndides. Nüüd me tahame rahulikult jalutada ja kas oleme valmis teiseks rinnaks? Joo, oi, kui huvitav ja trepid meeldivad sulle, jah? Kiire haul enne kui Demi ärkab, mul tuli just mingi 100 000 pakki, sest ma ise olen shopahoolik ja saadeti ka paar üllatust mulle, aga ma vist rääkisin siin videos natukene põgusalt nendest newborn pudelitest ja ma tellisin Babysitist selle vastsündinu pudeli. Tõesti, et kui mul on vaja kas või millalgi ära käia ja praegu Demil on need mingi cluster feeding, hästi tihedad söömisaknad, et siis ei tekiks mingi paanika siin kodus. Mul ema tuleb teda laupäeval hoidma ja ütles, et ma võiks minna kas või Tallinna näiteks korra värsket õhku hingama ja siis, kui ma lähen küüntesse paari nädala pärast, siis ka Sass jääb Demiga koju ja mis iganes tulevikus ikka on, tuleb siukseid hetki. Laupäeval ma tahan veel Karmelile minna õnne soovima lilledega. Ehk siis ma tahaks natuke hakata kodust ära käima ja see mingit naturaalset rinda imiteeriv lutiga pudel tundus mulle vastsündinu oma päris hea. See muutab 125 milli, ega Demi, ma arvan, väga üle mingi 5-60 ei söö nagunii. Ja see peaks olema ka aeglase vooluga, siis on hästi väike süka auk, et ma ei taha, et ta lahmiks lihtsalt sisse, siis tal oleks need gaasid jälle ja ta ei saaks seda lohutust, mis ta tahab ilmselt rinnast saada, kui ta nutab, on ju, et siis saaks nagu mõnda aega talle seda see asendusinimene pakkuda. Nii et ma loodan, et siit tuleb õrn ja aeglane piimavool. Ja kui ei tule, siis ma veel ostsin juurde eraldi Philips Avendi siuksed 2 ekstra aeglase piimaväljutusega lutti. Need saab ka siia panna asemele, ehk siis vaatame, kuidas sobib, aga kõigepealt me peame need ära steriliseerima, nii et ma jätan need siia Sassile meie Philips Avendi steriliseerimismasina juurde ja saame siis proovida siin lähipäevil seda. Ja kuna mul jäi Babysitis mingi 2 euri tasuta transpordist puudu, siis muidugi mul oli vaja tellida 15 euri eest mingid roosasid podisid ka Demile. That's how they get you. 100% puuvill muidugi. Need on siis 50 suurus. Meil hästi palju riideid, mis meile nii-öelda pärandatud on sõpradelt ja Martalt, on 56 suurust. Nii et praegu meil väga palju mingeid väikseid valikuid ei ole ja üldse ma tunnengi, et osad riided on hästi neutraalsed, hästi poisilikud, sest meil on paarilt poisilt ka saadud mingi pidžaamad ja asjad. Et siis ma kuidagi kallutan ennast sinna poole, et on ikkagi tüdruk. Ma ei arvanud kunagi, et ma mingi roosa manna hakkan olema, aga Demi on mind muutnud, nii et nüüd ma mõtlesin, et paar sükest nunnut. Aga need ma viskan kõigepealt masinasse, pesen need läbi. Ja need olid jah Babysitist, Next brand omad, 100% puuvill, 50 suurus. Siis üks kinkepakk, mis mulle tuli, oli Magradalt. Magradal siis on see Laureni roheline kehakreem ka, ilmselt teate, olete kõik näinud, kui just kivi alla ei ela, on ju. Aga selle Laureni kreemiga mul endal on see, et ma olen teda mitu korda proovinud ja mulle hästi meeldib see lõhn ja kõik, aga ta millegipärast lõpuks ajab mu naha sügelema natuke. Ehk siis ma ei ole seda jäänud kasutama, aga nüüd siis Magrada soovitaski mul proovida hoopis nende uut kehakreemi, mis siis on natuke teise koostisega, et noh, kõik kreemid ei saagi kõigile meile sobida. Lõhnab lihtsalt mega mõnusalt ja naiselikult. Ma loodan, et see sobib mulle ja aja sügelema. Ja mul saabki enda see suur miksa just kohe otsa, sest ma hästi palju kreemitan praegu ka oma keha, üritan nagu kõhu ja kõige hästi ikkagi hoolt kanda. Et siis sükene suur toitev kehakreem kindlasti kulub marjaks ära. Ja see on hyaluroonhappega, elderberry ja jasmiiniga. Mega hea lõhn on sellel tõesti. Samast sarjast veel ka intiimpesukeel ja dušikeel. Dušikeel meil kulub nagunii kogu aeg marjaks ära, on ju, eriti üks, mis lõhnab hästi ja niisutab.
aga intiimpesukeel on mul ka üks lemmiktooteid olnud nii raseduse ajal kui nüüd peale rasedust. Sünnitusest taastudes sa võib-olla veritsed, võib-olla sul on see alumine piirkond veits õrn ja raseduse ajal samamoodi sa ei taha seal mingit pH taset kuidagi nihkesse ajada, sa ei taha sinna mingit pisikuid või sügelust või mida iganes, ehk siis ma kasutasin terve rasedus ka intiimpesukeeli ja jumala hästi toimis, kõik oli alati tipp-topp ja praegu ka siis õrnemates piirkondades kuidagi hea ja õrn ja samas ta ikkagi peseb korralikult ja nii et täiesti random, et nad selle mulle saatsid, aga ka kasutan megalt muidu. Ja siis siin on nende Sera Barberi juuksemask, seda ma olen kasutanud väiksemas formaadis, reisi, potsikus ja sellega oli tõesti see, ma märkasin nii nende see kollane, seesama Pärna õie sari kui Sera Barberi sari, kui ma neid olen kasutanud, siis tõesti ma tunnen mingi paari korraga, et mu juuksed nagu päriselt on siidjamad, ma hästi harva tunnen sükest nagu kohest vahet, aga nende juuksetoodetega, Magrada omadega ma tõesti olen tundnud. Ja siis siin on veel tükk-šampoon, Pärna õie oma, mis ma ise ei ole mega tükk-šampooni kasutaja, aga ma unustasin seda juba siin pakki avades ja see lõhnab nii hästi, nii et we'll see, aga tegelikult ma tean, et Tuuli on meil Tartus mega tükk-šampooni fänn, ta kasutab ainult tükk-šampoone, nii et ma mõtlesin, et ma võib-olla saadan talle hoopis mingi care package ja kingin selle talle, sest see tõesti lõhnab mega hästi. Nii, värsked lapsevanemad, muidugi me joome palju kohvi, on ju. Meil just said siin varud otsa, ma nägin Paulik reklaamis enda uus jube, üks on siis tumeda šokolaadi mingi aroomiga, nad on ikka medium roast ehk siis keskmise tugevusega röst, aga see teine Brasiilia oma on mingi pähklitega. Ma ise joon mingi 1 või 2 kohvi päevas, aga Sass paneb vahepeal mingi 3-4 tassi. Talle hästi meeldib proovida erinevaid maitseid ja Pauligi omad meile on nagunii meeldinud alati, et see hinna-kvaliteedi suhe on meie arust hästi hea. Siis on mõneks ajaks meil see kohvikaru olemas ja saan maitsa ja anda teada, mis me arvame. Ja jälle viimane kingitus tuli Santa Marialt. Siin on kirjas, et me leiame siit värske valiku nende lemmiktooteid, et ka meie argipäevad oleksid veidi lihtsamad, soojad, vürtsikad, rõõmsad, nagu see uus eluetapp. Uus eluetapp on tõesti väga vürtsikas. Santa Maria sellest sa saad aru, newborn life ei ole nõrkadele. Aga mamma saatis meile ka, ma ei tea, kui te Instagram stories nägite mingi 100 pakki pannkooke, siis ma rääkisin Sassile umbes, et me peame need ära jagama, et me ei jõua neid ju ära süüa, need lähevad halvaks, et need aprilli lõpuni ainult kestavad. Ja nüüd on aprilli esimene nädal ja öelge mulle palun, miks meil on need otsas. Me oleme need kõik ära söönud, mingi 1 pakk on vist alles, lihtsalt nii kerge on, kui on mingid head toidualternatiivid, kui sa pead oma vastsündinuga tegelema ja sul on mega kiire. Nii et kõik siuksed kingid on nagu mega tänuväärt. Kõik kingid on obviously alati tänuväärt, aga praegusel eluperioodil toit kuidagi tundub eriti süke, et jah, tehke meie elu lihtsamaks, palun. Igatahes siin on mingid salsamaitselised ja juustumaitselised tortillakrõpsud. Siis siin on nende tacokastmed, 2 tükki, mis on vähese vürtsikusega, neid me kasutame tortillade tegemisel üldjuhul. Kanahakkliha või veisehakkliha ja lihtsalt 1 potsik hakklihale peale ja wrappide vahele ülihead tortillad, mingi lehtsalat, kurk, mega maitsev ja salsa tippi saame siis kas süüa krõpsudega või samamoodi me paneme vahepeal näiteks pitsa peale seda tomatipüreeks nii-öelda lihtsalt, sest et see salsa on natukene vürtsikam ja ta lisab kuidagi rohkem maitset kui tavaline tomatipüree. Siis veel 2 tipid, üks on see guacamole tipp avokaadoga ja teine on see nacho cheese tipp. Siis ülihuvitav minu jaoks, ma ei ole kordagi poes näinud, siin on vaadake maitsaine peal ja kaste sees, ehk siis sul on kõik siin ühes pudelis, sa lisad lihtsalt mingit kana, keedad riisi kõrvale ja sul on ülihea mingisugune India või kanaroog, kõlab nagu liiga hea, et olla tõsi. Ma ei ole kunagi neid näinud ka poodides, aga äkki ongi mingid uued asjad. Igal juhul siin on mingisugune kormakaste ja vürtsid ja siin on siis see võikanakaste ja vürtsid. Muidugi need erinevad majod, see laimi jalapeno majo, me oleme seda juba oma krõbekana wrappidega söönud siin alates mingi detsembrist, kui me selle avastasime, aga siin on veel ka chipotle majo, mingisugune suitsune maitse peaks olema, nii et saame siis seda ka maitsta. Siin on 2 raamen nuudlid, millega saab ka teha erinevaid vokke või suppi sisse neid panna, et lihtsalt ka jällegi 4 minutiga valmis keedetud. Erinevad tippmiksid, saad segada hapukoorega juustumiksi või saad segada avokaadodega teha guacamolet, et siuksed maitseained. Siis muidugi taco maitseained me kasutame ka kogu aeg oma lihade peal. Ma teen isegi seda veiseliha kaussi niimoodi, et lihtsalt veiseliha, liha ja 1 pakk taco maitseainet kuidagi annab siukse hea vürtsikuse ja juustune taco samamoodi hästi maitsev. Siis siin on wokikastmed, seda magushapud, küüslaugu oma ma olen juba kasutanud magushapu kana tegemiseks, lihtsalt kanafilee, 2 paprikat pannile ja viskad selle peale, jumala hea. Aga siin on veel mingi Korea oma, mida siis veisega on soovitatud teha ja siis on siuke chop suey oma kanaga siis ja juurviljad ja kaste, nii et ka jällegi siuke lisab maitset, aga samas kiire ja kerge. Ja kõige viimaseks meie iga nädal ostukorvis on alati ka tortillad ja see ekstra õhuke, kusjuures on ülihea. Saad 2 suurt näiteks, aga ta ei ole nii toitev või nii rammus. Ühed on siis need klassikud ja teised on täistera omad. Igatahes mega suur aitäh Santa Mariale, nüüd on mõneks ajaks meil see vürtsikate toitude varu kindlasti täis.
täna on täpselt see päev, kus ma eriti palju pole vlogida saanud. Ta magas küll ülihästi, aga joo, meil on gaasid päeval. Sükest asja on palju, aga õnneks gaasid tulevad välja ka. Võimlemme päevad läbi siin, et sellega leevendada teda, annan gaasirohtu. Aga mõni päev ma lihtsalt saan nagu kohe aru, et okei, tal on veits ükselt haprama tunne, et ta ei ole väga nagu lõõgastunud sügavas unes ja siis me üritasime alguses mõtlesime, et lähme jalutama. Aga kuna nii tuuline oli tõesti, siis me otsustasime, et okei, lähme parem poodi. Reaalselt tahtsime minna 5 minuti kaugusel autoga, aga ta hakkas kohe autos karjuma ja jällegi need uned ei ole sügavad. Ja siis poole tee pealt mõtlesin, et Sassile, et tead, keerame ringi, et ma ei taha seal poeparklas või poes taga ringi käia, kui ta on mingi hüsteerias, turvatoolist teda välja võtta ka ei tahtnud, siis tal on mingid kasukad ja asjad seal seljas, et ei tundu nagu väga mugav, nii et me tulime tagasi. Ja siis sõingi õhtusööki, olin siin, nagu te nägite, vaatasime Netflixist mingit sarja ja siis viimased 2 tundi ma olen reaalselt olnud täiesti topless siin diivanil. Ma lihtsalt poole ajast olen siin majas nagu full alasti lihtsalt ülevalt, sest et ma tunnengi, et pean teda kogu aeg imetama. Ja mul on imetamisrinnahoidjad ka. Tunnengi, et nagu kui ma imetan ta ära, ma panen riided selga tagasi ja siis mingi 5 minuti pärast pean uuesti imetama. Kui ta on siuke fassim, siis ma lihtsalt kuidagi ma ei viitsi, riided on ees rinnakas, jääb ette. Et kuskil arstikabineti taga ma muidugi kasutan seda juhust, et mul on imetamiseks nii-öelda vabamad riided, aga kodus ma olengi tihtipeale nagu full topless lihtsalt. Kardinad on ees ja tissid on paljud. Real life päriselt. Aga mul ongi siin, kuna ma kasutan jälle äppi. Eelmises videos ma rääkisin, et need äpid pigem nagu stressavad mind, sest mul olidki need äratused ka, ehk siis kõik oli topelt. Aga äppi ma üritan kasutada iga päev ka selleks, et lihtsalt regada ära, et kui kaua ta oli ikkagi rinna otsas ja mitu korda. Et siis ma näengi seda vahet seal, et kui pikk söötmisvahe on, ma ei pea tavaäratusi panema. Aga mul ongi see äpp siin lahti ja see 2 tundi, mis ma vaatasime Netflixi. Ma alustasin 5:30 tema imetamist, lõpetasin 7:36, kell on nüüd 7:49. Sind imetasin üle 2 tunni sest sinul on ainult jor ja gaasid ja siis me võimleme sinuga ja siis sul hakkab korra parem. Ja, tõsutus. Aga meil nüüd tulebki uneaeg, me lähme magamistuppa ja teeme toa hämaraks, kaisutame, vahetame mässu ära ja siis sööme veel ja siis äkki magame sama hästi nagu eile öösel, ma loodan. Tere hommikust! Ma olen siin päiksevalguse käes, meil on 11. aprill, Karmeli 35. juubel ja kahjuks ma ei saa minna, sest et kuigi mu ema isegi täna tuli, algselt ma mõtlesingi, et vaatab, kuidas läheb, ma ei tea, millal Demi sünnib ja mis iganes, et äkki ma saan Karmelile juubelile minna. Bookisin ema last hoidma, aga kuna see kaaluteema oli alguses hästi päevakohane ja me ei tohtinud väga pisikutele ennast näidata ja kuskil mingi massides käia ja külalisi isegi vastu võtta alguses, siis ikkagi sai suht kiiresti selgeks, et ma ei saa suurele juubeli peale minna, kus on mingi 30 inimest. Ehk siis see kahjuks jäi ära, aga ma ikkagi tahtsin hommikul minna Karmelile õnne soovida, viisin talle lilled ja tegin kalli ja oligi siis nüüd mu ema on praegu Demiga. Eile ma käisin mingi 15 minutit, 20 minutit Selveris, siis ma tulin tagasi ja Demi ja mingi röökis ja hüsteeritses, siis mul oli ka siuke, aga täna hommikul me proovisime seda vastsündinu lutipudelit ja 30 millilitrit rinnapiima sinna sisse panna ja tundus, et ta jäi niimoodi emas üles magama. Kohe lähme tuppa, kuuleme, kas laps röögib või ei, aga korra oli küll mõnus lihtsalt sõita, sest ma kuulasin Harry Stylesi albumit, mis ma kuulasin siis enne raseduse ajal täiega, ehk siis siuke mingisugused nagu vana elu võnked tulid korra tagasi ja lihtsalt siukene päikseline ilm ja korra oli tore pead tuulutada. Aga Sass läheb siis täna ema juurde, sest Sassil oli sünnipäev eelmine nädal, keegi meie lähedastest sugulastest, keda me kogu aeg näeme, pole meid näinud nii kaua. Nüüd me oleme selles beebimullis olnud, et siis otsustasimegi, et mu ema jääb ööseks ja siis Sass saab ühe öö olla enda emaga ja siis mingi hetk lähme Sassi emale külla lapsega ka, kui Demi on juba natuke suurem. Aga muid plaane ei olegi täna, vaatan, kui Demi hästi magab, siis ma käin korra Tallis, pean sinna mingit sularaha viima, vaatan kasiino üle. Muidu oleme lihtsalt emaga ilmselt tellime sushit. Äkki lähme jalutama täna, kui saame. Eile oli nii
kohutav päev, täpselt see üleeile ma siis vlogisin, kui oli hea päev ja siis tuli uus öö, kus Demi jälle ei maganud praktiliselt üldse, ehk siis eilne päev ma mingi jälle nutsin, olin lihtsalt põhimõtteliselt voodis, magasin ja sükene ülim kurnatus oli peal, ehk siis jälle ma ei vloginud, nii et ärge saage valesti aru, kui te näete mind hästi õnnelikuna nendes päevades, et mul on ka vaimselt raskeid päevi ja Demi ei ole üldse raske laps, et temaga on nagu mega tegeleda, aga lihtsalt kõik need muud magamatused ja harjumatud olukorrad kokku on vahepeal siuksed ja need hormoonid muidugi, mis on täiega troppinud peale sünnitust, et niigi on vaimselt naistel raskem peale sünnitust. Ehk siis eile oli jälle siuke natuke halvem päev, me tahtsime jalutama minna ja täpselt siis see uni, kus me plaanisime minna jalutama, siis ta ei jäänud magama ja siis ta jauras päris pikalt ja. Aga nüüd jälle eile öösel siis üle ühe öö, ta jälle magas korralikult, et täna ma jälle tunnen ennast paremini, nüüd mu ema on siin, mu ema juba täiega aitab, nii et ma arvan, et jälle tuleb üks hea päev, nii et siukene emotsioonide virvarr on see vastsündinu faas ikka täiega. Aga jah, ma juba igatsen Demi, ma olin rast mingi 15 minutit ära, nii et lähme tuppa, tellime sushit lõunasöögiks ja saadame sassi puhkama. Kuule, kasiino jääb sind kohe ära, tahad näha? Ma ei taha, et kasiino sind ära jääks, Kalja. Mis toimub, Piti? Sina oled sõbralik, jah? Meil on nüüd pühapäeva hommik, mu latte on siin. Ma eile kuidagi jätsin vlogimist pahaplaanile, tahtsin lihtsalt Empsiga labiseda ja aeg koos veeta ja ma ei tea, lihtsalt jälle olin toples pool päeva. Aga üllataval kombel oli küll mingisugune ajaaken Demil, nagu meil on iga päev, eks see ongi see, et ta ikkagi natukene tahab üleval ka olla iga päev. Kuskil õhtust ma ütlen, plaanisime jälle Empsiga minna jalutama ei saanud, sest et ta oligi üleval siis mingi 3-st mingi 8-ni, mitte küll terve aeg, aga sükest nagu sügavatum ei tulnud. Et siis me olime ikkagi toas ja labisesime, vaatasime Netflixi ja lihtsalt oli mõnus korra päris inimesega ka rääkida. Mitte, et Sass ei oleks päris inimene, aga Sassiga teeme vahetusi. Rääkisin Empsile, et kas Sass on üleval lapsega ja mina saan midagi kiirelt teha või vastupidi, aga Empsiga me saime koos olla ja labiseda. Aga siis läksime magama üllataval kombel mingi kell 9 läksin voodisse ja kuna eilne oli ka üsna hea olnud, siis ma veits nagu muretsesin, et mis saama hakkab, aga üllatavalt nagu ma ütleks isegi üks parimaid öid, mis meil on olnud, sellepärast et meil oli 4 ööund siis või ma 4 korda ärkasime toitmiseks, oligi kuskil iga 2-3 tunni tagant Demi ikkagi ärkas üles ja siis ma andsin talle süüa, vahetasin mähkmeid, aga kõik need vahepealsed uned ta magas ilusti sügavalt oma voodis, et siiani meil on olnud niimoodi, et võib-olla 1 une, 2 und ta magab oma voodis, aga ikkagi 1 une ma võtan ta enda rinnale näiteks magama, aga täna öösel oli kõik
tõesti, kõik uned omavoodist. Tuleb neid väikseid positiivseid hetki nautida, nii et hea on olla. Ja nüüd täna ongi siis, meil tuleb veel külalisi. Issi tuleb, Henri tuleb, ehk siis onu Henri ja vanaisa tulevad külla. Vanaema juba on. Ja siis Sass tuleb oma aega ka, tädi Viki tuleb ka. Nii et näeme veel inimesi. Ma arvan, et see on ka vaimsele tervisele hea kedagi näha ja lobiseda korra. Ja nüüd meil on perearstilt ja imetamisnõustajalt mõlemad ka roheline tuli, et nüüd on ka täiesti korras ja kui inimesed on terved, siis muidugi lähedane pere võib tulla külla. Ja sõime hommikusööki ja ongi siin, lähen pessu natuke sätin ja siis Demi praegu siin magab diivanil õdusat tund. Vanaema loksutas ta magama, andsin hommikust rinda ja kõike on väljas, nii et jah, oligi siin üleeile, siis oli see raskem päev, et nüüd on siis tundub, et 2 head päeva järjest. Nii et väga-väga mõnus. Muidu ma räägin, et ta ei maga, siis emps mingi, ma ei tea, ta magab nii palju, nii et see on see Murphy seadus, et kui kellelegi teisele tahad midagi näidata, siis just seda ei juhtu. Aga mulle sobis minu kella 2 korra emps tuli, et oleks uni ära, et kas ma tahan, et ta aitaks mind, sest just parasjagu siis ma vahetasin mähet, ehk siis alati mähkmavahetuse ajal öösel Demi nutab, et laps nagu nuttis, et kas tahad, ma võin teda kussutada, et sa saad magada. Aga siis ma ütlesingi, et tead, mulle tundub praegu kõik hästi, et ta lihtsalt nutab, sest et me vahetame mähet, aga proovin ta panna tagasi magama ja läks õnneks, et ma ei tea, aga hea kaal oli jälle hommikul tõusnud 10 grammi, nii et senikaua kuni midagi langes, ma lasen tal magada ja naudib ka, puhkab väike beebi siiski. Teen praegu optigrilli vahel siin imeline seade jällegi kiireteks asjadeks. Ma teen mingit liha, lihtsalt kuna ma tegin hommikul meile emsiga wrappe seal vahel, siis ma mõtlesin, et mul on see grill juba alla tõstetud riiulist, siis ma teen sükest mee chili minuti pihvi. Jälle, mida saaks kiirelt teha, lihtsalt teha, mis on tervislik ja paningi riisiga keema kõrvale, et ma saan 3 portsu sealt. Wrappe ma tegin topeltportsu, nii et wrappe jääb järgi. Eile me telisime emsiga sushit lõunaks, 1 rulli sushit jäi järgi, mille Sass saab ära süüa. Siis nüüd, kui mu isa ja Henri tulevad, me tellime armuudut, nii et ilmselt sealt jääb midagi järgi, nii et Sassi ema kindlasti saadab meile sööki kaasa, et see söök on tõesti ülihea, kui ei pea midagi aega nõudvat ja ülimahukat tegema ise, et siis igalt poolt, kus söökid keegi tahab saata, siis saatke meile. Igal juhul cheers, aitab lobisemisest, naudime ilusat väikselist pühapäeva pere keskel. Nii mõnus, finally, mingi normaalne elu. Nii, ma sain nüüd pesus käidud, päevaks valmis sätitud, ikkagi külalised tulevad, nii et ma tegin 2 lokikest ka. Külalised on siis minu enda pere ja Sassi õde. See on see fancy üritus, mis minu elus praegu on kõige fancy. Aga ma mõtlesin korra rääkida senikaua, kuni ema siis veel Demit saab hoida, sest et Demile ei meeldi, et ma räägin vlogis, siis ta alati ärkab üles ja tal on selline habras uni, nii et mul vlogimine on ka raskendatud, just rääkimine. Aga ma tahtsin haiglakoti teemat teiega arutada, sest et see oli hästi sükene, et mis su haiglakotis on, väga süke tahetud küsimus enne sünnitust juba ja siis ma kuidagi tundsin ennast nii võhikuna, et ma ei tea absoluutselt mitte midagi. Ma lihtsalt topin nagu asju sinna kotti, aga et mis mul päriselt sai kasutust, siis ma saangi nüüd kommenteerida, sest mul on see haiglakoti nimekiri siin endal ees ja siis ma saangi öelda, kas mina kasutasin või kui ma ei kasutanud midagi, miks ma ei kasutanud. Esimesed asjad mul olid siis dokumendid, enda rasedakaart, enda isikut tõendav dokument, enda sünnitusplaan ja anestesioloogile paberid, mis ma siis ämmakalt sain enne täidetud ja Sassi dokumendid ka ja need meil kõik olid olemas, neid kohe küsiti, kui me haiglasse läksime, nii et need võiks kindlasti olemas olla. Siis mul oli pandud lapsele, et ma võtan kaasa 2 tükki lukuga pidžaamasid, 2 poolt siis lukuga ja meie võtsime kaasa küll, et meile anti haiglas ka mingisugused ajutised riided, aga me üsna ruttu hakkasime ikkagi oma pidžaamasid panema, et ikkagi tahad iga päev suht lapsel vahetada riideid. Ehk siis ma ütleks, et jah, sükest lihtsalt pidžaamad, me mingeid outfit'e seal ei jõudnud isegi mõelda nende peale. Minust esimese mingi podi ja püksid ma panin talle jalga mingi teisel elunädalal kui sedagi, muidu olid ainult pidžaamad seljas, aga jah, meil olid haiglas need kaasas, meil oli 2 tükki ja minust Sass isegi vahepeal käis kodus tõi juurde, et siuksed puhtad kodused pidžaamad meil endal. Müts, sokid ja käpikud me saime ka haiglas tegelikult, meil olid enda omad kaasas, aga enamusi me ei kasutanud, nii et võib nagu igaks juhuks võtta on ja ma ei tea, kas igas haiglas pakutakse, aga kui sul laps ära sünnib, siis nad ikkagi lõpuks puhastavad ta ära ja panevad talle mingid riided, et alasti su laps nagunii ei jää. Ja siis koju tuleku outfit, mul endal nagu polnud õrna aimugi, mida ma tahan talle selga panna, minu arust meil mingit kindlat ei olnudki, ma lihtsalt toppisingi äkki selle
sellesama mingi pidžaamaga lihtsalt sinna turvatooli mingi sooja karvasesse kotti ja that was it, aga kui sul on muidugi mingi eriline outfit, mis sa tahad võtta või näiteks paljud teevad haiglas mingeid pilte, nagu see announcement pilt, siis võetakse kaasa mingi ilus tekike või mingi ilusam outfit, et siis Sass tõi kodust meile mingeid asju, aga meie lõpuks ei kasutanudki neid. Aga üleüldiselt mingit hullu nagu riideid ja outfit'e meil ei olnud beebile. Ja siis musliinilapid olid kaasas, mul algselt olid siuksed väiksed ja mul oligi mingi 4 tükki neid kaasas ja kõiki kasutasin täiega, sest haiglas olid ainult paber käteretikud. Ja ma oleks veel endale tahtnud võtta ka kaasa neid pehmeid nuuskamissalfakaid, et see võib-olla ka on asi, mida ma oleks pannud kotti, sest raseduse ja kõige selle kuivusega, mis kütteperioodidel on, ma kogu aeg nuuskan oma nina on hästi kuiv ja siis mulle ei meeldi nende nii-öelda köögipaberite või vannitoa kätepaberitega nuusata, et jah, aga musliinilapid küll said kasutust ja meil ikkagi olid need niisked knife-lapid ka kaasas, millega me pühkisime siis beebipeput, et neid ei olnud haiglas, ma oleks pidanud siis iga kord ka öösel mähkmevahetuse ajal pesema teda ja enamus ajast me pesimegi on ju muidugi, aga lihtsalt vahepeal kiirelt, kui ta oli ainult pissinud, siis me ikkagi kasutasime neid niiskeid lappe ja ka enda mingi käte pühkimiseks vahepeal või milleks iganes, siis need meil niisked lapid olid kasuks ja ITK-s neid ei olnud, nii et 1 pakk oli kaasas. Need olid siis beebiasjad, siis endale olid mul kaasas suured puuvillased aluspüksid, 2 tükki ja isegi Sass tõi mulle juurde. Mina kasutasin neid, et olid ka muidugi need võrkpüksid, et sul ongi peale sünnitust siuke suur side pannakse sulle alla, sest sa veritsed üsna ohtralt paar päeva ja siis võrkpüksid nagu hoiavad seda sidet nii-öelda paigas, aga mingi hetk mul oligi kuidagi nendest võrkpükstest ka kopp ees, et siis mingi viimastel päevadel ma vahetasin need võrkpüksid lihtsalt niimoodi, et ma panin selle suure sideme oma pehmete puuvillaste alukate sisse ja kasutasin neid. Ja neid postpartum sidemeid või võrkpükse. Sidemeid mul oli kaasas, aga ma ei kasutanud, haiglast anti neid, aga võrkpüksid, ma ei tea, kas võib-olla kui ma oleks küsinud, ma oleks saanud juurde, aga mingi hetk need haigla võrkpüksid ikkagi said otsa, et mul oli endal paar paari kaasas kohvris ja neid ma võtsin ikkagi enda omiga. Siis endale mingid puhtad riided koju tulemiseks, neid ma lõpuks kasutasin ja oli ka kirjas, et ma võtaks endale lohvaka öösärgi, aga seda ma isegi ei kasutanud seal, sest haiglas esiteks sul määrdub see öösärk, mis haiglas antakse ja siis ma vahetasin seda haigla oma seal. Kui sind häirivad need haigla omad, mingid siuksed võib-olla imelikud värvid, mingi sinised, pruunid, ma ei tea, ikka siuksed haigla välimusega riided, et siis võib-olla sa oled inimene, kes tunneks ennast mugavalt oma öösärgis, aga mul oli täiesti suva, ma olin lihtsalt mingi, tead, ma isegi viitsi ja haigla särkidel olid need nööbid, et ma sain kergesti imetada, et see enda öösärk mul kuidagi, ma ei tea, algselt tundus harjumatu, nii et ma ei kannudki seda haiglas. Sussid mul olid kaasas ja need olid täiega kasuks, sest vahepeal peab ikkagi koridoris käima, sa käidki mingeid asju juurde küsimas, sa võib-olla käid last kaalumas ja lapse kaal on ITK-s olnud koridoris, ehk siis kuidagi lihtsalt mingi saapaid jalga visata või paljajalu minna oleks võib-olla natuke ebamugavam, nii et sussidega ma käisin kogu aeg seal ringi ja lõpuks ma panin kirja nibupadjad, täiesti ebavajalik minu arust, sest esimestel päevadel väga piima ei tule ja muidugi snäkid, neid kulus täiega ära, Sass tõi neid juurde ka kodust, mul olid erinevad mingid smuutid kaasas, mingid batoonid, küpsised, kreekerid, et neid saab muidugi juurde ka tuua, aga väga palju snäkkisime terve päev ja tegelikult haiglas antakse ka suht palju süüa, ikkagi 3 korda päevas ja need portsud on päris suured. Siis mul olid hügieeniasjad endale pandud kirja, oligi siis hambahari, hambapasta, neid ma muidugi kasutasin, deodoranti kasutasin, näokreemi ja seerumit mina isiklikult kasutasin ka, lihtsalt see andis hommikul mul selle tunde, et okei, kiire dušš, näkku mingi pisike skincare ja hambad puhtaks ja see oligi kõik, aga see andis siukse nagu hea värske tunde endale. Ja siis mul oligi veel kirjas kehakreem ja bioõli. Mul oli vist kehakreem kaasas, ma ei mäletasegi, kas ma kasutasin seda õli, ma määrisin küll oma kõhule kohe, et võib-olla kui sa oled ka siuke inimene, kes on harjunud kreemitama, siis miks mitte võtta kaasa mingis väiksemas potsikus endale kehakreemi või mingit orgaanilist õli, lihtsalt et nahk ei kuivaks seal ja endal oleks hea tunne, aga algselt mul oli ka veel kirjas mingi šampoon, balsam, intiimpesukeel, aga isegi mul, kellel mul väga ei olnud midagi hullult rebenenud, pigem siukene nagu õrnsünnitus oli ja midagi väga hullu sealt alt ei lõigatud, seespool oli 2 õmblust, et isegi mina ei tahtnud intiimpesukeeliga pesta, et soovitataksegi algselt, et sa lihtsalt pesedki ennast puhta veega iga päev jalge vahest. Pesupudel mul on nüüd kodus, ma kodus olen nii-öelda vetsus siis iga kord, kui sa käid, sa pead ennast ära pesema, et see ei jääks nagu mustaks ja siis selle pudeliga vetsu kohal saad pesta, aga haiglas on tegelikult see bidee või see voolikulaadne asi, millega saad ka ennast pesta, aga mina lihtsalt käisin vetsus ära ja duši all kohe loputasin ennast kiirelt üle, nii et ma seda pesupudelit ei võtnud kaasa ja kasutasin seda kodus esimene nädal. Ja šampoon, balsam selle kohta sama, et haiglas ei olnud, seal oli ka ainult see üks mingi pesukeel, mingi üleüldine, kui sa võib-olla jääd kauemaks, tegelikult saab tuua keegi või siis kui sa oled siuke inimene, kellel on oluline iga päev pead pesta või mingid siuksed asjad, siis sa võid võtta need reisi suuruses kaasa enda omad. Mul vist oligi see, et me olime mingi 4 päeva seal sees
sees ja siis mingi 3.-4. päeval ma panin veits kuivšampooni. Kuivšampoon mul oli kaasas. Ja siis kui ma koju jõudsin, siis ma tegin everything shower'i, pesin ennast ilusti kõik puhtaks. Ja siis paar sükest nagu aksessuaari oligi hämar öölamp, mis üks mulle mikrosatsuaksid asju. Sõbranna kinkis mulle Sheinist mingi munakujulise. Ma panen selle lingi descriptionisse ka ja siis ma ise tellisin Babysitist veel mingisuguse, mingi loomakujulise, aga põhimõtteliselt, et sa nagu vajutad selle lõõrnalt peale ja ta läheb kumama ja haiglas eriti öösiti ka sa oled üleval, siis sa võib-olla imetad, sa lähed vetsu ja need tegelikult sa võid haiglatuled keerata ka hämaraks, aga nad ikkagi ei ole päris nii hämarad, et noh, öösel, kui su silmad on harjunud pimedaga, siis iga valgus tundub nagu üliere. Nii et siis need hämarad öölambid olid lihtsalt asendamatud, et kindlasti soovitaks ühe kaasa võtta, kui teil on võimalik ja see Sheini munalamp minu arust maksis mingi 10 eurot või midagi ja nüüd ma kasutan seda kodus edasi ka iga öö nagu mega asi. Siis ekstra pikk telefonilaadija, ma tellisin ka Sheinist endale minu arust 2-meetrise või äkki isegi oli 3-meetrine. Ma ütlen, neid unetuid on palju, laps võib-olla isegi magab, aga sul endal ei tule und, sul võib olla mingi ärevus uue lapsega, mis iganes, et siis sa istud lihtsalt telos. Minu arust mu esimesed päevade screen time'id olid mingi 10 tundi vahepeal, lihtsalt istud seal nagu õudne. Aga siis ongi hea, et see pikk telefonilaadija, saad sellega voodis rullida, see ulatub igale poole. Ma laadsin selle telefonilaadijaga ka neid öölampe, et kuidagi siuke hea, mugav, lihtsalt isegi niisama ilma lapseta, ilma sünnituseta minu arust ülimugav kodus, kui on hästi pikk telefonilaadija, et ma panen selle ka descriptionisse. Siis mul oli kaasas see pisike ventilaator, mul sõbranna ütles, et ITK-s on hästi palav, aga minu arust ei ta sünnitas ka suht samal ajal kui mina eelmine aasta. Mõtlesin äkki, et sünnitas suvel, et äkki sellepärast tal oli mega palav. Ma muidugi sünnitasin öösel on ju, et selles mõttes see sünnitustuba oli küll soe, aga mul ei olnud kordagi seda tunnet, et ma mingi lämbun, et pange keegi mulle tuult peale või midagi siukest. Muidugi pressisin ka tunduvalt vähem võib-olla kui mõni inimene, ma pressisin mingi 30 minutit on ju. Ja kui ma seal 4 tundi pressiks, siis võib-olla ma juba tahaks tuult, aga meil jäi see täiesti kasutamata. Ja lõpuks see perepalad, seal oli ka, me olime päiksepoolses toas ja kuidagi vahepeal oli küll täiega nagu mingi kasvuhoone, aga me lihtsalt tõmbasime kardina alla ja oli okei. Mul oli ka nagu lihtsalt olemas, ma ei tellinud seda ekstra, aga ei saanud kasutust. Siis mul oli Kindle kaasas, ma lugesin midagi seal natuke küll, sest tegelikult sa oled haiglas, päevad on pikad, lähevad nagu ruttu, aga samas laps magab ka päris palju, et siis mingitel hetkedel ma lihtsalt scrollisin. Inimesed hästi palju kirjutavad, on ju, õnnitlevad, räägid kõigiga, et selles mõttes mingi mega lugemisaega nagu ei olnud, pigem suhtlesin võib-olla telefonis tuttavate ja sõpradega, aga midagi ma seal ikka lugesin ka, nii et kui sa oled suur lugeja, miks mitte, Kindle või mingi raamat kaasa võtta. Ja Kambuka veepudel, oh my god, lihtsalt asendamatu, kogu aeg sass täitis mul seda seal. Lihtsalt see annab täpselt selle kindluse, et okei, ma joon täiega vett, see on oluline piima tekkimisele enda lihtsalt, et sa ennast niisutad ja et sa ei ole mingi seal kokku kuivanud ja lihtsalt kogu aeg on mõnus nagu külm vesi seal Kambuka pudelis, saigi siis võtta veemasinast koridorist ITK-st vett, nii et me võtsime seda, siis ta oli ikkagi võrdlemisi külm kogu aeg mul Kambukas ka, et täiesti asendamatu. Nii et jah, ma ütleks, et mingi mega palju asju siin ei olnudki. Igast mingid sidemed, mähkmed näiteks olid haigla poolt olemas, et mingid mähkmed, mähkimise aluse peale läheb see alusliina, seda antakse seal enda mingid sünnitusjärgsed sidemed, nad ikkagi nagu hoolitsevad su eest, et selles mõttes see on ikkagi haigla, et sind ei jäeta lihtsalt sinna mingi veritsema, on ju. Aga ma ütlen, mingi hetk mul said näiteks need võrkpüksid otsa, siis mingid niiskedlapid mul olid endal, aga siuksed tegelikult elementaarsed asjad, ma ütleks, neil on olemas. Et jah, lihtsalt mingid paar riietust endale, kindlasti snäkid ja võib-olla mingid mugavustooted, nagu ongi see öölamp, pikem telolaadija ja nii edasi. Nii, aga okei, mu lapseke jälle nutab all, ma kuulen. Ema seal üritab teda lohutada. Just ütlesingi emale, et ma ei saa vlogida samas toas, kus Demi on. Nii et ma pidin kasutama seda momenti korra, et ta EMS-is üles lõunanud magab. Aga meil jah, külalised tulevad mingi poole tunni pärast, nii et ma siis lähen, annan talle veel süüa. Tal on praegu see cluster feeding aeg, kus ta sisuliselt mingi ainult elab tissi otsas, siis 5 minutit rahulik, siis tahab uuesti tissi. Aga see on ka mingisugune kasvuspurt neil praegu või mingisugune arenguhüpe, nii et eks me siis anname talle rohkem rinda. Peaasi, et neid süstlaid ma enam kunagi nägema ei pea, siis ma võin lihtsalt istuda terve päev kas või rind suus lapsel ja ma ei kurda, nii et vaatan positiivselt asjale. Come on soft, turn the key and cooler on. Push a pause for relief. You don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do. Okay, to leave a little bit undone. And
sigh, heavy and deep spreadsheet lines, loosen up on the grind. Simmer down, settle back in nii ongi aeg voodisse settida. Me tegime vanni Güldenile. Ma ei tea, kas see oli hea idee, sest et ta oli nii väsinud enne, et ta nagu magasust nokkis mul süles teleka ees. Ja mulle tundub, et see vann arvaks, et see nagu väsitab teda, aga ma olen märganud, et kui me nagu äratame teda vanniks, siis ta kuidagi, et see pigem äratab teda. Ja nüüd ka mulle tundub, et ta ei jää nii kergesti magama, aga Sassi ei praegu temaga, nii et ma võtan omal meigi maha, teen kiire skincare'i ja vaatan, mis öö meile siis toob. Iga öö on ettearvamatu, loodetavasti saame magada. Aga ma ütleks, et see suurem ärevus, millest ma eelmine video lõpus rääkisin, see on ikkagi nagu leevenenud juba praegu, et juba 3. nädalaks on see parem, kui oli esimesed 2 nädalat. Ma kuidagi kartsin õhtuid rohkem, et nüüd ma ikkagi kuidagi ikka nagu natuke võib-olla on mingi ärevusega, kindlasti mitte nii hull kui kohe sünnitusjärgselt, mis on tore, et ikkagi need sünnitusjärgsed hormoonid ja asjad nagu mängivad rolli meie emotsioonides ja ikkagi leevenevad suht ruttu. Siis üks päev mul oli väike hirm, et mul tuleb see rinnapõletik, sest et mul olid mingid kõvad tükid rinnas ja hästi valusaks läksid rinnad. Imetamisnõustaja ütles ka, et ma võimalusel siis soojendaksin kuidagi rindasid enne imetamist, siis imetaks ja siis paneks külma kapsalehe peale, mis ma olen nüüd teinud paar päeva, nii et see on ära läinud, enam ei ole rinnad valusad ka. Nii et kõik asjad nagu jälle laabuvad, et mõni päev on kerge, mõni päev raskem, aga õnneks miski ei ole nagu mingi mega püsiv. Selle video suurim takeaway ikkagi on see, et kuigi meil on need cluster feeding'i asjad, siis uus hea samm on ikkagi see, et ma saan ainult imetada ja sellest piisab. Isegi kui tundub, et laps ainult elab rinna otsas vahepeal, mis ma usun võib olla nagu ka väsitav vahepeal, siis see võrdlus, mis meil algusest oli nende süstadega toitmisel, nagu kõik on sellest etemist parem, nii et ma olen küll jälle väga positiivselt häälestatud siin. Nii et eks siis näis, mis meil järgmises koduses vlogis uut on. Loodetavasti läheb ikkagi iga vlog aina nii-öelda kergemaks olemine, paremaks, ärevus läheb vähemaks, harjume ise rohkem, saame mitte nii saamatuteks ja mitte nii ülemõtlevateks ja lihtsalt jah, kuidagi loksuvad asjad paika.